Oleks õnn üsna lähedal. Sinine meri, rohelised metsad, sina ja koduhonn. Ja oleks õnn üsna lähedal. Ja igast onni praost paistab sisse õnn. Nagu kevadine päike. Vaata Maret, armas Maret. Kogu meie õnnetus seisneb selles, et päike käib ikka üha madalamalt ja madalamalt. Üle Heinamaad ujuvad juba külmad udud ja kaugel need hallatki enam on. Talve saabudes laguneb kogu minu uhkus ja juttude tulevärk. Olen vaid üks vananev mees, üks kodanik 40-ndates aastates, kes on kõlbuline ainult igapäevaseks eluks. Mida sa teed sellisega? Talvel külmade ilmadega ta kordab luuvalu, peavalu. Ta on närviline ja tujukas. Rögiseb ja köhib suurest suitsetamisest ja laua taga istumisest. Ta on nagu iga kolmas päev on ta pohmelnud ja ta on nagu haige vanatüdruk, kes ei ole iialgi näinud poissi. Vaata, armas Maret. See on Toomas Nipernaadi näo teine pool. Kas sa tahad säärast meest? Ütle, kes sa oled? Ütle, kes sa oled! Ütle, kes sa oled! Siiapoole, jah, palun, siiapoole. Ma tänan teid, härra. Turtsik on juba üsna lähedal, kõndige ettevaatlikult. Siin ei ole siledaid tänavaid nagu linnas. Siin on teed konarlikud ja... siiapoole, jah. Mul on nii hea meel, et te mind aitate. Ma olen Nipernaadit nii kaua otsinud juba. Astuge aga sisse. Me siin ei, me maainimesed ei hooli siin tervitamisest ega ette teatamisest. Astuge edasi. Issand, siin on väga pime. Eks ikka suitsu tore. Muidugi, astuge edasi, siin lähedal tuleb kohe pink, saate istuda. Jah. Kas Toomas Nipernaadi on kodus? Olete Katariina Jee. Katariina Jee? Kes see veel peaks olema? Te ei ole siis Katariina Jee, kes elab Peipsi ääres. Oli teil asja Nipernaadi juurde? Asja Nipernaadi juurde? Issand. Väga palav siin kõrvalist. Nipernaadi. Asja Nipernaadi. Jai, kui Nipernaadi rändab oma metsateid ja põlluteid pidi, siis... No jah. Siis ta muudki liigub. Aga jah. Kas proua on kaugel? Kaugel? Jaa, ma olen pealinnas. Jaa, pealinnas. Kus sa lähed kaatrisse? Ma olen Toomas Nipernaadit nädalaid otsinud. Hästi välja. Nädalaid otsinud. Mul on väga hea meel, et ma õligele jälile lõpuks jõudsin. Oh jumal, ma olen sellest nii väsinud. Ehk ütleksite siiski, kes te olete? Mina.
Ma olen Toomas Nipernaadi naine. Minu nimi on Inriid Nipernaadi, jah. Naine. Teie olete Nipernaadi naine. Jah. Seaduslik naine. Ja juba 16 aastat. Ja. Kus ta ei ole mitte midagi rääkinud meile. Ei, ma tean küll, jah. Selline see Nipernaadi vahepeal on. Kui rändab ja siis on ta põllumees ja siis on rätsep ja tööline. Siis unustab oma õige elukutse ja ei tea oma tegelikku naistki. Elab nagu linnuke oksa peal. Aga mina sain kohe aru, et ta pole õige tööline. Vaadake, propse peab laadima pikka mööda ja asjatundlikult, aga tema kiirustas nagu mõni tükitööline. Ma sain sellest kohe aru. Ning õnn oleks üsna lähedal. Sa jumalake. Vaata nüüd, varmas. Milline metsik ja must sa oled ja milline suurepärane ülikond. Sa oled ju täiesti halliks läinud. Sul on jälle sündmusterikas suvi olnud, jah? Kus Maret on? Mis sul selle Maret? Mis sul selle tütarlapsega on? Siis kui ma ütlesin talle, et sa oled naisemees, nii ta jooksis sinna taha tuppa ja nüüd ta nutab seal. See siin on tema veidne. Tema võib teda lahutada, kui tarvis on ja... Me ei hakkaks minema, vaata, me ei jõua niimoodi sellele õigele rongile. Ning vaata. Ühel hommikul ärkas madrus trummide põrinast ja sõjasarvede puhumisest ning kui ta avas oma silmad, nägi ta Seeba kuningannat tulemas suure leeriga. On sinu Seeba kuninganna nüüd tulnud, Toomas? Seeba kuninganna. Ei, armas Maret. Nii kaua, kui ma elan ja hingan, igatsen ma ikka oma Seeba kuninganna järele. Isegi raugana hüüan talle järele. Aga Inriid, miks tulid sa nõnda vara? Maa ei ole kaetud veel lumega. Päevad on külmad ja varsti on õhus on tunda ka hallahõngu. Aga nii kaua kui lumi ei ole maas, on minu aeg. Miks tulid sa nõnda vara? Mul on veel aega.